Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, lõvid. Siin on lugemine teile nädalaks 29. detsember kuni 4. jaanuar. Ma olen teile siia valmis võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab väga ilusasti. Päike on väljas. Päike on selle taro kaardipaki üks ilusamaid kaarte. Ja kui päike tuleb välja, siis ongi kõik mured murtud. Et päikesekaart ütleb lühisõnumina seda, et korralda pidu, sest elu on nii ilus ja elu ongi väga ilus. Et korraldage siis aastavahetusel üks korralik pidu. Edasi tuleb kannatlikkuse kaart. Kannatlikkuse kaart sellepärast, et seal edasi on valikute kaart ja nii palju, kui mina siit kaartidest välja loen, toob see uus aasta lõvide ellu põnevaid uusi valikuid. No kas põnevaid seiklusi või pakkumisi ja neid on päris mitu. Ja nende pakkumiste vahel tuleks valida. Ja valida tuleks kannatlikult. Selles mõttes siin all on õigluse kaart ja õigluse kaart ütleb seda, et ärge tehke otsuseid emotsiooni pealt, vaid vaadake distantsilt. Vaadake oma need pakkumised üle distantsilt, et ärge tormake kohe esimest pakkumist vastu võtma, vaid oodake kõik ära. Ja kui te teete nagu õige valiku, siis siin viimane kaart on, minu jaoks tähendab see külluse karikat. Ja see külluse karikas ajab üle, et tehes õige ja õiglase valiku, mitte emotsiooni pealt, mitte kellelegi liiga tehes, siis teil ei tule puudust ka sellel järgneval aastal. Et tehke siis lõvid, võtke aega natukene rahulikult järele mõelda, vaadata, kuulata kõik oma need pakkumised ära, mis teile tehakse ja teile tehakse, üks on parem kui teine ja vaadake siis mitte emotsiooni pealt, aga distantsilt ja tehke õiglane otsus, et keegi ei kannataks. Ja nii on võib-olla kõige mõistlikum, et vaadata, et kellelegi liiga ei tehtaks. Aga mina olen teile võtnud selleks nädalaks ühe kaardiga oma inglitaro kaardipakist ja vaatame, milline kaart siis teile selleks nädalaks tuli. Teile tuli Miikaeli Rüütel. Ja vaatame, mis on Miikaeli Rüütlil teile öelda. Aeg kiirelt tegutseda, juhindu mõistusest, mitte emotsioonidest, ootamatud muutused. No näed, see kaart ka samamoodi teile nagu ütleb seda, et ärge tehke otsuseid emotsiooni pealt. Ja ühe kaardi ma olen teile veel võtnud karma kaardipakist, et see on nagu karma tervendamise kaardipakk. Ja see kaart peaks nagu ütlema seda või näitama seda, kus kohas siis sellel nädalal lõvide king kõige rohkem pigistab. Vaatame, mis kaardi teie siis saite, lõvid. Ahaa. Siin on nagu tervenemisest juttu. Et tervenemine on teekond. Usaldage protsessi. Ja et iga samm, ka iga väikene samm toob teid lähemale rahule. Mulle tundub, et see on nagu rohkem selline iseenesega rahul olemine. Et mulle tundub, et see kaart räägib iseenesega mitte rahul olemisest, et te olete väga kriitiline enda vastu, aga väikeste sammudega te saate sisemise rahu taastada. Et ärge siis olge enda vastu kriitiline. Et küll elu aitab kõikidest olukordadest üle ja teil polegi põhjust olla enda vastu kriitiline. Et lõvid on väga töökad,
väga töökad ja andekad, et tehke lihtsalt oma valikud, mitte emotsioonidest juhindudes. Jah, ja siis lähebki kõik hästi ja teie küllusekarikas ajab ka järgmisel aastal üle, et on kõike. On sissetulekuid, on pereelus kõik hästi, on tervisega kõik korras. Aga mina soovin teile ilusat aastavahetust ja kaunist uue aasta algust. Kui teile mu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.